Me just saime infot kõrgete plahvatuste kohta Ar-Riyadis. Seal on meie Nick Robertson. Nick, anna meile viimased uudised, mida sa seal näed. Jah, Iisa, on oluline mainida, et see on esimene kord, kui kogu Lahe piirkonna välisministrid kohtuvad isiklikult. Nad on varem pidanud videokonverentse, kuid nüüd kohtuvad nad Ar-Riyadis. See õhtu on erakordne mitte ainult kohtumise tõttu, vaid ka sellepärast, et nad viibivad samas hoones, kus meiegi. Mõni minut tagasi kõlasid häiresignaalid võimalike rakettide eest ja järgnesid plahvatused. Kui astusin uksest välja, nägin suurt eset maa poole kukkumas. Pole selge, kas see oli rakett või selle tõrje. Tuleb rõhutada, et see on Ar-Riyadis haruldane, pole nähtud alates sõja algusest. Droonid on varem tõrjutud. Sireenid hakkasid mõni tund tagasi uuesti tööle. Kaitseministeerium teatas, et 4 ballistilist raketti tõrjuti Ar-Riyadi kohal. Rusud kukkusid linna, kuid struktuurseid kahjustusi ja vigastatuid polnud. Me nägime tõrjerakette kesklinnast õhku tõusmas ja kuulsin plahvatusi, mis võisid olla kas tõrje või kukkuvate rakettide omad. See pole selge. Taaskord on oluline rõhutada, et see on midagi erakordset Ar-Riyadis. Nii et selliste Iraani ballistiliste raketirünnakute toimumine pealinnas Ar-Riyadis, kui nii paljude riikide välisministrid olid kohal, rääkisin ma just Türgi välisministriga, kui ta mõni minut tagasi sisse astus. Siin on nii palju välisministreid. Meile tundub ebatavaline, et Iraan valis just selle sihtmärgi. Just siis, kui toimub see esimene kõrgetasemeline kohtumine Iisa. Vaakleme USA, Iisraeli ja Iraani pingeid ning nende mõju piirkonnale. Mõrvatud julgeolekujuhi Halil Arijani matustel teatas Iisrael, et tappis Iraani luureministri öises pommirünnakus Teheranis. Esmail Khatibi surmas teatas Iisraeli kaitseminister. Iraan ei ole seda veel kinnitanud. Üks kõrge Iisraeli ametnik usub, et Iisraeli sihipärane mõrvakampaania tekitab Iraani režiimis kaost ja põhjustab veelgi suuremat ebastabiilsust. Iraan lubab kättemaksu ja süüdistab USA'd karistusaktsioonides Pärsia lahe naabrite vastu, kus konflikti on kaasatud ka teised riigid. Austraalia sõnul tabas Iraani rakett õhuväebaasi, mida nad kasutavad Araabia Ühendemiraatides. Seal oli Iraani rakett, mis kukkus selle baasi lähedale. Soovin kinnitada, et ükski Austraalia meeskonna liige ei saanud vigastada ega kannatada ning kõik on praegu täiesti terved ja kaitstud. Kergeid kahjustusi registreeriti ühes majutusplokis ja meditsiiniasutuses väikese tulekahju tõttu, mis tekkis selle tulemusena, et see rakett tabas otse teed, mis viib sellesse baasi. Saudi Araabia kutsub Araabia ja islami ministrid kokku arutama julgeolekut. Nick Robertson on Ar-Riyadis, samal ajal kui Oren Lieberman toob Jeruusalemma reaktsiooni. Ma tahan alustada sinuga, Nick. Kriitilised ajad, kuna see piirkond on jätkuvalt rünnakute all, mida kirjeldatakse kui Iraani provotseerimata ja hoolimatuid rünnakuid. Sõnastus on nüüd rahvusvahelises õiguses kinnitatud. Mida ootame kohtumistelt Saudi Araabias? Jah, Pekk, ma arvan, et on üsna märkimisväärne, et see välisministrite kohtumine toimub silmast silma. Selle hetkeni jõudmiseks kulus üle 2 nädala sõda. Pärsia lahe koostöönõukogu ja teiste Araabia ja piirkonna juhtide vahel on olnud palju videokohtumisi, kuid isiklik kohtumine on väga oluline ja muudab olukorda. Jutt ei ole küll selge, kuid inimeste ühise laua taha toomine aitab sageli leida ühise seisukoha. Jah, arvan, et kuulemegi ühist seisukohta, mida hoitakse ja võib-olla isegi tugevamalt kinnitatakse. Saudi Araabia on märkimisväärne, sest arvan, et GCC riike peetakse siin üldiselt ühtseks ja kui Saudi Araabia ei muuda oma seisukohta ega saa esimeseks, kes astub eskaleeriva sammu. Ütleme nii, siis on ebatõenäoline, et teised riigid tegutseksid üksi.
ja praktiliselt pole Saudi Araabia lennujaamad siin üldse mõjutatud olnud. Nii et mõnele neist Pärsia lahe riikidest on selles kontekstis Saudi Araabial lihtsam võõrustada. Saudi Araabia kerkib praegu esile kui keskne tegija. See ühtsus, millest ma olen rääkinud, see seisukohtade ühtsus, mis on hukka mõistnud Iraani rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise eest. Samuti mõistetakse hukka naftarajatiste ja tsiviilinfrastruktuuri ründamine. Tõenäoliselt kuuleme sellest veelgi ja ma arvan, et kõik ootavad huviga, kuidas need riigid tõlgendavad president Trumpi lõppeesmärki. Kuidas nad tõlgendavad tema üleskutseid lõpetada Hormuzi väina blokaad, mis on muidugi eluliselt tähtis. Selle aja jooksul on nad selgelt öelnud ning võib-olla kuuleme seda täna taas, et need riigid ei taha sõtta sekkuda, kardavad olukorra kontrolli alt väljumist ja halvenemist. Iraan ähvardas hiljuti suurendada rünnakuid naftarajatiste, sealhulgas Saudi Araabia Punase mere rajatiste vastu. See oleks suur eskalatsioon. Kui see juhtub, siis arvan, et tuleb säilitada rahu, jääda oma positsioonile ja ühtsus on sõnum, mis minu arvates siit esile kerkib. Peeki jah. Kuid Hormuzi väinas toimuv mõjutab muidugi tugevalt maailma majandust ja ausalt öeldes meeldigu see eurooplastele või mitte. On vaja teha jõupingutusi, et tagada selle veekogu, selle kitsaskoha, mis praegu Hormuzi väinas eksisteerib, mõningane leevendamine. Huvitav on näha, mis sellest kohtumisest saab, kus teie roll on keskne ning nagu te ütlesite, laiemad arutelud selle üle, mis edasi saab. Nüüd, kui oleme selles sõjas olnud juba 3 nädalat, ei ole selge, kui palju Iraani raketivarusid on hävitatud ja milline on nende võime jätkata rünnakuid nendele riikidele selles piirkonnas.